EOK teemal siit stuudiost ka jätkame. Esmaspäeval aset leidnud Eesti Olümpiakomitee erakorralisel täiskogul toimus president Kersti Kaljulaidi umbusaldushääletus. Miks umbusaldusavaldusel läbi läks, millised omadused peaksid EOK presidendil olema ja kellest võiks saada järgmine EOK president, seda räägime Õhtulehe sporditoimetuse juhi Mart Reieliga. Tervist! Tere! No kas sinu hinnangul on mingisugune konkreetne punkt, et kus see Kaljulaidi tool siis kõikuma lõi või ei sobitunud ta algusest peale siis antud ametikohale või seda ülesannet täitma? No, ma võin öelda, see konkreetne lõpp-punkt on, eks ju, seda me teame kõike, seda on nämmutatud siia-sinna pärast olümpiamänge, kõik see sildarude teema, ausalt öeldes ei viitsiks seda üle rääkida, aga ma juba sügisel tegelikult tegin, kui sai tal täis aasta aega ametis, eks ju, siis ma tegin sellise loo, et suhtlesin EOK juhatuse liikmetega, 6 liikmega 18 ja täiesti nagu teadlikult, planeeritult, anonüümselt, sest ma ei tahtnud sellist PR-juttu kuulda, et räägime ausalt ära, et kuidas on siis elu Kaljulaidi valitsemise ajal. Ja see pilt, mis seal tavanes, ütleme niimoodi, et ma sain aru, et kui ma oleksin spordi kogukonna liige, keegi kuidagi EOK liige, eks ju, või selle mingisuguse organisatsiooniga seotud spordialaliiduga, ma oleksin väga mures selle loo peale, sest see, mis sealt kostus, no ütleme niimoodi, et see oli ikkagi enamus sellised hallid, minoorsed toonid, et Aga mis need peamised etteheited seal olid või millega see oli väga kirev ja karm selles suhtes, et ei aga tippspordist midagi, EOK ei keskendu tippspordile, no see muidugi omaette teema, kas peaks, kui me vaatame põhikirja ja nii edasi, aga kuidagi vaikimise eeldus millegi pärast on, et see on 100% tippspordi organisatsioon. Siis on juhtimisstiil, et on autokraatlik, ei taha kuulda teisi, et on tema arvamus ja vale arvamus. Mingid sellised asjad, siis kõiki tulegi enam meelde, aga ühesõnaga see pilt oli hästi selline, et kommunikatsioon lonkab juba juhatuse sees, mingitest asjadest nad said teada ka meediast, täpselt nagu spordisõber, see Minu sportlane lansseerimine näiteks, see ühisrahastusplatvorm, et kõik sellised asjad, siis möödus veel 2 detsember, no 2 kuud. Tuli oli mingisugune EOK kogunemine, ma ei mäleta, mis selle nimi on, mingisugune ka esindajate kogu või ühesõnaga mingi seltskond sai kokku ja seal tutvustati siis liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemusi ja selle tulemus oli ka, et enamus olid segaduses, et kuhu EOK üldse tüürib, mis suunas, et millega me tegeleme, et kas me arendame tippsporti, kas me arendame rahvaliikumist, kas me arendame noortesporti, et see kõik oli spordirahvas ise oli suures segaduses, mis toimub, nagu mida me teeme üldse. Nii-öelda rääkimata seal erinevad siuksed, väiksemad või suuremad, sidepraak lonkas nagu nii, siis tundub, et maja sees, kui ka siis laiemalt spordi. Siis tegelikult võib öelda, et see oli siis õnnetus, mis süüdist tulles? No pigem jaa, aga ma arvan, et see lõpuks, miks ta nagu täitsa kraavi läks ja nüüd me oleme täna siin ja Kersti Kaljulaid enam ei ole ametis, on ikkagi tema persoon. Et ta läks ajama isiklikku agendat ja ei tahtnud kuulda võtta, mida sellel organisatsioonil siis täpselt vaja on või mis tema need ootused temal olid? No ma ei julge öelda, kas agendatest, mida on EOK kaudu nii väga ajada, ma ei oska seda öelda, et alguses küll see rahvusvahelise ambitsiooni jutt tuli, aga ma arvan, tal tehti küllalt kiirelt selgeks, et saada ise nagu ROK-i rahvusvahelise olümpiakomitee liikmeks, et see on midagi enamat, et seal peab olema mingi vähe pikem ja tugevam sporditaust, aga lihtsalt, et kui ma kas või praegu vaatan, või need päevad juba, eks ju, esmaspäevast 4 päeva on möödas, et mis toimub näiteks sotsiaalmeedias avalikus ruumis, 80-90% seal on enam isiklik sõim, ehk et ma arvan nagu spordi kogukonna sees ka pigem tema persoon lõppude lõpuks ei sobinud. See, milline ta on, lihtsalt jõuline, surub oma asju. Et see hakkas sporti ja spordi saavutusi lõpuks siis varjutama kuidagi või mis see probleem olla võis? Et ma nägin ka seda sotsiaalmeediat ju selles mõttes, see oli sekundite küsimus pärast seda, kui otsust oli avalikuks, et teda on umbusaldatud, umbusaldushääletus läks läbi, inimesed juubeldasid. Selgus lihtsalt, et ta ei sobinud, mis on minu jaoks veidi üllatav, on see, et tegelikult muidugi ta võitis ka napilt 62-57 sõõrumad äkki, kui ma jätan õigesti need arve. See on hästi väike vaheli. Ehk et see mandaat oli algusest peale selline nii-öelda kõikuv, aga selgelt hääletati ju siis jõuliste muutuste poolt, et Kaljulaid ametisse. See oli selles mõttes ei olnud mingi põrsas kotis, et veidi on see selline tagantjärele nüüd see suur skandaal ja pahameel on
nagu natukene on üllatav, sest et tegelikult ju kes valisid tema, teadsid, mis ta saab. Aga võib-olla seal ongi see, et mõned valijad, või mitte võib-olla, aga kindlasti, et mõned siis üksikud valijad, sest praegu tal oli ikkagi 50 veel toetushäält ju alles 62. Et mõned valijad siis pettusid selles, et mis nendega võib-olla pärast tehti või nii-öelda ei tehtud siis, et küll on kuulda olnud, et ei ole suhelnud üldsegi. Need muutused, mida oodati, neid ei tulnud või neid ei tulnud piisavalt kiiresti või neile ei pööratud üldse siis tähelepanu. Pigem see inimliku tasandi probleem on, et küsimus, mina väidan, et siin... Et usute, et seal oli solvumist? Jaa, mina olen kindel, et või olen kindel, on vale väide, aga ütleme, mul on jäänud selline väga tugev mulje, et siin tegelikult sisuga on suht vähe pistmist, nagu töö sellises sportliku sisuga, vaid inimlikul tasandil paljud ootasid võib-olla sellist teistsugust lähenemist, rohkem isiklikku suhtlust, tuleb külla, uurib, kuidas läheb, nagu pärast hiljem ka, sest tegelikult ju Kaljulaid ka oma lahkumisintervjuus ju lõpuks seda nagu möönis, et mis ilmselt saatuslikuks sai, et ma olin liiga vähe siis kokkuvõttes põllu peal, eks ju, alahindas oma kui sellist vapilooma staatust, et ta läks liiga selles mõttes asja ajama, aga spordirahvas oleks tahtnud rohkem, nagu Urmas Sõõrumaa ütles esmaspäeval siis pärast lõunal, et spordirahvas tahab suhelda, tahab kokku saada, arutama asju, et inimlikku touchi nii-öelda ja ei puudu siis ilmselt nende arvates, kes tema tagant ära langesid. Aga tuleme tagasi selle teema juurde, mida sa ka alguses kiiresti mainisid, et kas EOK presidendiks peaks olema tippspordiga kokku puutunud inimene, oleks lihtsam sedasi asja ajada. Et kas ta mõistaks neid vajadusi, rahastusteemasid ja kõike seda paremini? Pole ju tegelikult Urmas Sõõrumal, mis tippspordi taustan ta ei ole, ta on olnud aastakümneid tippspordi siis toetaja, seda kaudu sees. Ühesõnaga ei lühike vastus on, et ma ei näe sellel mingit põhjust, sellepärast et esiteks, tegelikult on suur probleem see, et Kaljulaid isikust palju suurem probleem on see, et tegelikult spordikogukond ei tea, mis see EOK üldse ongi. Lihtsalt seal on 123 liiget, kes tegelevad täiesti seinast seina asjadega. Olümpiaspordiga on seotud sealt nüüd peast ütlen 37 liiget. Lühidalt kokkuvõtvalt, mis see EOK siis on? Mina ei tea. See on justkui kõike, aga avalikus ruumis kõige rohkem ka Kersti Kaljulaidi sakutati umbes, et me tegeleme siin liikumisharrastuste ja koolitustega, et kus on medalid, eks ju, et meil on vaja medaleid toota. Aga Eesti Olümpiakomitee praegusel kujul, nagu see on kokku lepitud, jumal teab millal enne minu nii-öelda aega, et see ei ole üldse see organisatsioon, et tegelikult spordikogukond peab kõigepealt selgeks tegema, mis on EOK vajadusel, sest põhikirjas on 100 miljoni ülesannet, see tippsport on väga väike osa, aga justkui karjutakse, et see on kõige olulisem osa, mina ei ütle, et kas on või ei ole, aga ma räägin, spordirahvas ise peab selle selgeks vaidlema, 90% raha läheb tippsporti, et justkui see on tippspordiorganisatsioon, aga sisult enamus liikmed tegelikult ei ole tippspordiorganisatsioonid, et selles mõttes see on spordiajakirjanike selts, spordimeditsiini. Ehk siis ootused ja reaalsus ei lähe kokku paraku ja sealt tekivad need konfliktid. Jaa, et see on suur segadus. Ja lihtsalt mõtlen, et siin, kes iganes nüüd järgmine president on, valitakse 18. juunil, ega ta saab selles suhtes selle sama segase olukorra, et on ühed sikutavad ühest varrukast, et kus on olümpiamedalid, teised sikutavad, et kuule, meil lapsed rasvuvad, kolmandad sikutavad, et lihtsalt, ma ei tea, teeme teadust, kõik on ju õiged asjad, aga mulle tundub, et see olümpiakomiteele on antud liiga palju ülesandeid, seltskond on liiga kirju ja seal kõiki rahuldada tegelikult on võimatu. Aga kes see järgmine president võiks olla? Siin on nimesid välja käidud, Erki Nool vist ütles välja, et ta ei ole väga huvitatud sellest, Tõnu Tõniste. Kas tema võiks olla järgmine? Või jõutakse tagasi Sõõrumaani? Ei, Sõõrumaa ma ise taga rääkisingi esmaspäevalt, ta nagu ennast välistas nii-öelda pikas plaanis, ta küll käis välja, talle oleks meeldinud üldse, et valimised toimuvad pärast Riigikogu valimisi ehk järgmisel kevadel, aga see ei ole juriidiliselt võimalik. Ta tol hetkel ei teadnud seda, kui ta intervjuud andis. Et ta pakkus välja, et võib-olla ajutiselt, et ta teab, mis see roll tähendab, et ma tulen siis nagu nii-öelda appi. KT-eks siis. Just jah, et siis veel ütleme, võib-olla pärast kanterit või kanteri asemel või see selleks. Aga siin on selge, et täitsa suvaline spordirahva mõttes, võõras inimene ei saa tulla, sest lihtsalt nii vähe aega on. Et mulle endal tundub, et lihtsalt mis see tõsi on ja kas need inimesed nõus on, tegelikult seda infot üldse ei olegi,
aga nagu lihtsalt loogilised valikud võib olla küll Erik Teigamägi, Tõnu Tõniste, kes on, nad mõlemad enne näiteks kandideerinud, nad on olnud selle organisatsiooni sees erinevates rollides, et nad lihtsalt on asjaga kursis, et neil nagu selle nurga alt on lihtne tulla. Aga kas nad saavad mandaadi, Gerd Kanter, miks mitte, ta ei ole ei välistanud ega kinnitanud, sest tal tuba põleb piltlikult öeldes praegu on ja ta on nüüd KT, justkui ka Kersti tiimis oli või mitte justkui, aga oligi, et ta peab möllama nagu nii-öelda päevakajaliste asjadega, aga ühesõnaga ei tea. Aga ma lõpetuseks tahaksin küsida, et sinu kui spordisõbra, sinu kui tõenäoliselt keskmisest suurema spordisõbra ja spordiajakirjaniku jaoks, kas sellised konfliktid, mis muutuvad kohati justkui liigselt poliitiliseks, võtavad midagi spordilt ära, varjutavad nad kuidagi seda spordirõõmu ja spordivõite? Minu jaoks ei varjuta selles mõttes, ajakirjanikuna on hea kirjutada. Ei, mitte seda, aga mina peegeldan, mis toimub maailmas, eks ju, aga selles mõttes, et kui ma vaatan ju võistlust, ega ma ei tea, palju on ka süüdistatud kuidagi Kersti Kaljulaidi ka, et ta kaotas ära kuidagi Henri Sildaru medalirõõmu, ma ei tea, see on minu meelest vaataja perspektiiv, et ma kuidagi ei ole vähem rõõmus selle pärast nagu Henri üle, et mida keegi teine 3., 5. kuskil ütleb, et see on nagu iga inimese enda nagu peast. Aga tore oleks ikkagi, kui oleks president, kellega kõik oleksid rahul ja ka spordimaailm saaks siis võib-olla kergemalt hingata. Jaa, aga sellist inimest ei ole olemas, ega siis olnud Sõõrumaaga kõik rahul ei olnud ja Neinar Tšeliga kõik rahul, kaugemale ma ise, mul pole aimugi, mis toimus, aga tundub loogiline, et kõik ei ole kunagi kõigiga rahul, et ma mõtlen, see seltskond on nii kirev, nagu mainisin, et kõiki rahuldada ei ole võimalik. Mart, ma tänan sind selle sissevaate eest EOK hingeellu ja hoiame siis sündmustel kätt pulsil. Ikka.